Tere, tervitused kõigile! See on Mateus Oko. Tere tulemast Libraluresi kanalile. Tänases episoodis tahaksin teile näidata ja rääkida paar sõna meie järgmise Vertical seeria mudeli kohta. See on Frogteat Point Tile 8,2 tolli ehk 210 mm. Olete oodatud vaatama. Frogteat Point Tile on saadaval 12 värvitoonis, nagu ka ülejäänud 3 Vertical Pelagic seeria mudelit. Frog on peamiselt loodud haugipüügiks vertikaalpüügi meetodil, kuid sobib ka kohapüügiks. Seetõttu vähendasime suurust 210 mm, et oleks võimalik tõhusalt püüda sellega koha. Nagu näete, on tal väga õrnad külgmised jalad. Kere on konna kujuga, mis imiteerib ideaalselt päriskonna. Saba on minu fantaasia. Siia lisasime kullese saba koos varrega, mis hoiab seda landi õigesti ja võimaldab head esitlust. Isegi kõige väiksemad detailid panevad selle landi vees väga loomulikult ja õrnalt liikuma, mis meelitab kalu suurepäraselt ründama. Isegi kui me ei tee ridvaga midagi, liiguvad jalad õrnalt veevoolu mõjul, lainetavad vees ja see liikumine võib vahel täiesti piisata, et kalu rünnakule meelitada. Me ei pea ridvaga jõuliselt tõmbama ega seda landi väga tugevalt liigutama. Tegelikult piisab väikestest detailidest ja hästi jäljendatud kujust. Nüüd näitame teile, kuidas lant akvaariumis töötab, et saaksite näha kõigi nende jalgade ja saba liikumist. Meie Frogi võite varustada samamoodi nagu Kubio või Plaki, mida oleme teile juba varem näidanud. Nii et vaadake kindlasti meie kodulehte libralures.com. Sealt leiate ka kataloogi vahelehe. Kataloogis on näha kõik kirjeldused konksude suuruste kohta ning graafiliselt on esitatud varustamise viisid. Seega leiate sealt veelgi rohkem infot. Ja kohe näitan teile, nagu ka eelmiste mudelite puhul, selle konnakese põhilist varustamist, et rõhutada, millest oleks kõige parem alustada. Ülejäänu on juba katseeksituse ja katsetamise küsimus. Nüüd näitame ka klassikalist varustamist ümmarguse keeratava tõste ja pliistpeaga. Meil on ka kolmikkonks olemas. Kolmikkonks on koos kinnitustappidega. Meil on keeratav džigipea. Pöörlil ja 2 ühendusrõngast. Võime kasutada 2 pöörlit, topelt või 3-kordset pöörlit, sõltuvalt sellest, kui kaugele tahame ankrut eemale viia. Võtame džigipea ühendusrõnga ja kinnitame ühendusrõnga pea külge. Kinnitame selle ülevalt poolt. Tõmbame selle läbi. Võtame pöörli. Paneme selle kohe pöörli külge, et ei peaks sama tegevust 2 korda tegema. Nüüd on meil pea koos pöörli ja ühendusrõngaga. Seejärel lisame teise ühendusrõnga ning pärast ankrukonksu kinnitamist tõmbame kogu rõnga ettevaatlikult läbi ning meil ongi selline komplekt olemas, mis on nüüd täielikult valmis kasutamiseks. Seejärel võtame oma konna.
Sisestame tappi ettevaatlikult ja keerame seda õrnalt, hoides samal ajal pead kindlalt kinni, et vältida liikumist. Sel viisil. Ja me lööme ankru oma konna selga. See näeb välja selline. See on esimene klassikaline pea kinnitamise viis. Konksude suurused ja muu info leiate kataloogist, nagu ma juba varem mainisin. Nüüd näitame kalapea paigaldamist. Võime kas otse lõikame pea kere küljest lahti, et oleks lihtsam eemaldada. Lükkame oma tappi sisse ja keerame selle kere sisse. Info. Ja nüüd on see meie kerega sobitatud. Siin on meil sama komplekt kokku pandud ehk ühendusrõngas, pöörlukk, rõngas ja ankrukonks koos kinnitustappidega. Võtame rõngast kinni ja kinnitame selle osa külge. Kinnitame ja ettevaatlikult surume oma kere sisse. Ja nüüd võtame tummise wolframkuuli. 20-grammised on peamiselt konksuga ja selle konksu ma lihtsalt lõikan ära. Jätan tappid alles, et pea ei libiseks landist välja ja kinnitan selle konna külge, lükates selle kummisse, keerates jääb see tapp kinni ja hoiab paigal. Seejärel keeran sisse kinnituskruvi, mis hoiab kolmikhaaki ning juba varem valmis seotud kolmikhaagi, mis on seotud 0,50 sumoniidiga. Kinnitan selle pea külge. Kui olen selle kinnitanud, siis kinnitan selle hoolikalt aasa külge, veendudes, et see on kindlalt paigas ja seejärel kinnitan selle kogu konstruktsiooni kere külge, et kõik oleks turvaline ja stabiilne. Tänu sellele moodustab see kõik ühe terviku. Aitäh, et vaatasite seda lühikest video. Ma ei tahtnud teid tüütada ega korrata rohkemate rakenduste ja muu sellisega, mis puudutab plakipead. Seetõttu on see video natuke lühem. Järgmisel korral juba selle vertikaalsarja viimases osas näitame teatfishi. See on viimane ukleia lant, mida teile järgmisel korral tutvustame. Aitäh! Kutsun teid ka meie TikToki, Facebooki ja Instagrami jälgima meie sotsiaalmeediat. Loodan, et me ei ole liiga igavad. Kui tahaksite midagi näha, kuulda või juttu ajada, kirjutage meile alati, võimalusel vastame. Hoia kõvasti kinni. Tšau!